tere kaunist suvepäeva. Täna ma teen sellise ettevalmistavata kiirvideo, sellepärast et suviselt tegus on tänane päev. Üle tüki aja saan oma tütrekesega seiklema minna, kuna ta elab juba oma elu ja kodus käimine on harvemaks jäänud, siis iga kord, kui ta külla tuleb, on mõnus midagi koos toredat ette võtta. Aga mõte, millest ma täna siis kinni haarasin, oli siis seotud sellega, missugune oli sinu lapsepõlv. Sageli vaimsele teele astujate lapsepõlv on keskmisest erinev, kuigi samas, mis see keskmine on. Igal ühel on omad katsumused, oma rõõmud ja oma mured. Aga seda, et ma ei sobitu hästi ühiskonna nii-öelda nelinurksesse kasti, tajusin ma üsna varakult. Ema mäletab, et eelkooliealisena, enne seda, kui 5.–6. eluaasta sees toimus nii-öelda suur kaotus. Ma jäin oma vanemast vennast ilma, sest tema elusaatusesse oli määratud teine rada ja tõenäoliselt siis, vaadates ka tema numbreid, siis oli ka ta nii-öelda kiirvisiidil siia maailma ja otsustas siis vabatahtlikult siit lahkuda. Mina olin siis just 6 saanud ja tema 19. Nii et selline 13 aastat oli meil vahet. Ma tõmbaksin sinna piiri. Ja vaimne ärkamine pole kunagi nii-öelda üks suur klõks ja korras, vaid see on protsess. Ja esimene samm oligi siis venna lahkumine minul. Aga enne seda olin ma hästi seltsiv olnud. Ma ka ise mäletan, et mulle meeldis just eriti vanade, tarkade naistega juttu rääkida. Ja ma küsisin nende käest kummalisi küsimusi inimeste kohta, seda, kuidas vanasti elati, mida nad tundsid, mida nad tegid. Ja mul oli 2 lemmikut lapsepõlves, kelle juures ma hästi palju oma aega veetsin. Üks neist oli vanavanem Ida ja teine oli siis vanaema kõrvalmajas elav üksik vanainimene. Hiljem sain teada, et kuskilt kaugelt on ta isegi meile sugulane, aga ma salaja ikka käisin. Vanaema veel pahandas, et mis sa lähed teist segama, aga tegelikult talle meeldis, et ma käisin külas, sest oma lapsi nägi ta harva, need elasid Eesti teises otsas. Ja kuidagi nende vanade hingede või vanade inimestega see kontakt on mul alati lapsena oluline olnud. Et ma võisin tunde istuda ja kuulata.
mis ei ole võib-olla väga tavaline, arvestades seda, et 7 ja 5 energia on hästi liikuv, et ma olin muidu hästi selline hüperaktiivne laps. Otsisin alati midagi ja seda, mida ma mäletan lapsepõlvest kõige rohkem, on siis looduses olek. Kuna ma olin peres viimane laps, me elasime maal, ema ja isa olid talutöödega hõivatud ja minu lapsepõlv mööduski nii-öelda kive vaadates, otsides, siis metsas jalutades, lilli mätledes, kivikuhilatest tornides, aga üksi, sest me elasime üsna eraldatud paigas. Ja see oli väga õnnelik aeg. Ma ei igatsenud mingit lasteaeda või midagi muud. See oli täpselt see, mida ma vajasin. Ja muinasjutte ma armastasin. Ema luges mulle ka muinasjutte, aga eriti mulle meeldis, kui vend luges. Ja vahel harva ka isa, kui ma oma tüütamisega kedagi teist nõusse ei saanud. Kaua aega hoidsin saladuses seda, et ma tegelikult juba lugeda oskasin, ma õppisin üsna varakult lugema. Ikka mitu aastat enne kooli. Sellepärast, et mulle meeldis, kui keegi teine luges ette. Muinasjuttude maailm on hästi oluline minu jaoks alati olnud. Ja loomad. Kuhu ma selle jutuga nüüd jõuda tahtsin? Ma ei tea. Võib-olla selle sõnumini, et missugune see sinu sisemine laps on, milline sa oled päriselt. Ja millal oli see hetk, kui midagi sinus muutus. Sest pärast venna lahkumist käis esimene nii-öelda krõks. Väikse lapsena mõtlesin korraks selgelt üsna täiskasvanulikult. No see, mis ma nägin nende sündmuste keerise sees olles, seda ei peaks ükski laps nägema. Ja mingi hetk võtsingi ma siis selle rolli, et püüan siis hea laps oma vanematele olla, et nad vähemalt minu pärast nutma ei peaks. Ja sealt see endasse sulgumine algaski. Nii et tegelikult see mõte, kuhu ma tahtsin jõuda, ongi see, et vaimne ärkamine saaks toimuda. Peab tegelikult kõigepealt see sulgumine toimuma. Et sa sealt välja saaksid rabelema hakata, sest metsast teed koju hakata otsima. Meeleheitlikult ei ole enne mõtet, kui sa oled eksinud, kui sa tead, kus see tee on, siis sa lähed lihtsalt mööda seda rada pidi. Aga kui sa oled eksinud, siis on see hetk, kui sa hakkad otsima. Jaga siia alla siis kommentaaridesse, mida sulle lapsena meeldis teha. Ja sõnad, tähed on minu jaoks alati olulised olnud. Sõnamaagiat olen ma alati tunnetanud. Ilusat päikselist päeva!